No tere Meelis! Tšau! Millega tegeled? Ausalt öeldes mõtlen, mida mõelda. Rattaga tahaks sõitma minna, ilm läks soojaks, päike tuli välja. Leidsin ülesse. Nurka jäi nagu jäi viimasest korrast sügisel. Nüüd ma mõtlen kohe välja ja jagan teiega seda, mis sellega tegema peaks. Nii. Kui sa soovid seda teha kodus, inimesed leiavad, kui see ratas on kuskil, siis ta seisab mingi siukse rehvi. Aga see ei tähenda, et see rehv veel katki on. Siin on vaja korra vaadata. See on lihtsalt aja jooksul võivad rehvid ka minna tühjaks. Siin on tähtis. Vaat seda. Kui ventiil on viltu, autoventiiliga ratta puhul juhtub tihedamini, siis sa sakutad seda sama ülitühja rehvi. Natukene nii, et ventiil on otse. Aga esimene asi, sa lasedki natukene. Selles mõttes, et sa teda kohe täis ei pumpa. Ja natukene niimoodi, teed tervele ringi peale. Siis saate täis pumbata. Teilegi tekib küsimus, kui palju siia rehvi see õhku sisse käib. See on rehvi peal alati kirjas. Aga kui nüüd juhtub nii, et ei võta enam õhku sisse, siis ilmselt uus sisekumm. Uus sisekumm. Mingisugune puhastusaine on sulle niikuinii kuskilt müüdud. Ükskõik milline. Rattapesuks, autopesuks sobilik, mis võtab ära õli, igasugust neid bituumeni asju ja tolmu ja see on igasugune auto eelleotuspesuaine. Juhin kohe tähelepanu. Ära uputa neid kohti. Siin on laager sees. Siin on laager sees. Siin on laager sees. Keskjooksu juures on laager. Siin on veel mitu asja, mis ei taha saada väga palju vett. Survepesu ei taha üldse saada. Siia mitte suuna keskjooksu poole. Natuke selle asja kokku teha siit. Kui sa tahad oma ratta eest hoolitseda aeg-ajalt, lähed selve pesulasse. Paned mingi mündi sisse. Aga ei töötle siit ja ei töötle siia nendesse kohtadesse. Lased distantsilt kergelt raamiosad puhtaks. Lased selle suure jaama maha ja lähed minema. Su ratas on natuke puhtam. Ma ei tea, kust ma selle isegi sain. Aga rattapoest ma usun, et kuskilt leiab. Ja natukene ajad seda vahtu siin ülesse. See ei ole mingi maailma kõige puhtam tegevus. Et kuskil äsja plaaditud esiku põrandal hakata mingi tabureti peal istudes jubedat rattahooldust tegema. Ma arvan, et seal daamil tõmbab võib-olla näo ära. No võib-olla ongi mõte, kas siis võtadki selle aine kaasa ja lähedki sinna selve pesulasse ja toimetad seal? Absoluutselt. Kuule, see on jube mõte. Sa leiad selle töö käigus midagi, sa vaatad nii paljusid detaile nii lähedalt, et sul võib tekkida küsimus, et näiteks siit on mingi kodar lahti. Aga kuna sa seda näpid, see sul pihku, juba peab tegelema. See on nagu tehniline kontroll ka samal ajal. Absoluutselt. Siis point ongi see, et ära niimoodi tee. Siit mitte midagi, sa ei tee paremaks. See näitakse kogu see jama, mis sul on see suurem, see hakkab ise juba maha tulema. No feeri, kõik teavad. Ratast nii puhtaks, kui sa tahaks. Järgmine kord sa tahad juba rohkem. Ja rääkides tööst ja töövõtetest, et millega üldse igapäevaselt toimetad, sa vist nagu ratastega päris nagu enam igapäevaselt ei tee? Tegelikult teen. No teed? Mul on selline nagu õnnelik elu juhtunud, et minu tööd ja hobid on nagu täpselt samasugused. Ehk siis ma olen talvel ma tegelen suuskade väärimisega. Ma teen seda rahvuskoondise tasemel ja seda ma olen teinud siin 3 olümpiatsüklit tänase päeva seisuga. 4 hakkas pihta. Ja suvel siis, kui see talv just läbi sai nädal lõpus läbi, eelmine nädal, siis ma võtan need rattad ja teen neid. Vihma vesina, siin pole hullu midagi. Nüüd on ratast puhas, tegelikult on parem kui ennem. Nüüd on see küsimus, et kuidas ma seda kuivatan. Tegelikult ongi see, tee väike tiir kuskil päikse käes on korras. Kohe ei pea ketile õli panema. Oota, kuni ära kuivab, pane ketile õli siis. Tehnilise poole pealt ongi see hästi lihtsad asjad, kui sul siuke veepiduriga värk on. Katsud siit. Vaatad, kas liigub. Kas see liiga vastu lenksu ei ole.
visuaalne vaatlus, kas piduriklots ei ole nii kulunud, et tundub, et no enam midagi pidurdab või metall on äkki väljas. See kõik on näha siit. Teine teema, et piduriklots ei käiks sul vastu rehvi. Esimene asi võid siit tagant korra vaadata. Kui mäletad, et mingi jama oli käiguga kukkusid, see sama kõrv. See on käiguvahetaja kõrv, mille küljes on käiguvahetaja. Ja see peab olema silmaga visuaalselt nähtav, et ta on paralleelne jooksuga maaga otse. Kui ta on sissepoole viltu, niimoodi, et sa juba näed, siis seda on vaja nagu tagasi painutada. Kui ta sul nii kaheksaselt vastu pidurit käib, no siis on ka seda on siukene, see ei ole kodumehaanika. Siis võtad siit natukene trossid kuskilt, võtad ja jätad piduri lahti. Kaitsed siit, et sul möga laiali ei läheks ja lased siit sisse. Näed, natuke tuleb teiselt poolt välja, kõik, see jääb sinna sisse tööle. Ja siit samamoodi. Ja pidurid hakkavad lihtsalt väikse võttega kergemini tööle. Käikude puhul on see, et kui sa soovid, sa võid samamoodi siit vahelt sisse seda sättida, et sa saad nagu minema minna. Et kui sul on juba niimoodi, et siit vajutad 2 edasi ja midagi ei juhtu, siis ega see õlitamine ka ei aita, siis on tükkide vahetus. Väikse asja veel pidurite kohta. No siin on võib-olla käik natuke liiga pikk. Selles mõttes, et sa vajutad, aga ta võiks... Läheb varsti lenksu juba. Läheb varsti lenksu. Siis natukene pingutad siit trossi peale. Lased lahti, tõmbad peale, keerad selle uuesti kinni, mitte loomajõuga. Juba nagu parem. Siukest asja võite märgata tavaratta puhul. Näe, üks tantsib rohkem. Üks töötab, teine ei tööta. Vaat siin on väiksed kruvid. Selle sama kruviga, seda pingutades, see reguleeribki selle vedru pinget. Näe, juba sain nagu parem. Seda, et kas sul kuskilt trehvi küljest mingit riie ei paista, kui riie paistab, eks kaugele ei sõida. Proovi sõita on ilgelt oluline. Kuskilt nii, et sa kohe mingit teeületusel ei lähe, et sul siit pidur ei ununenud lahti ja lenksu poldid oleks kinni ja kõik niisugust asjad. See on proovi sõit, mis nagu annab märku sellest, et kus sa oma asjadega oled. Loksud. Nii, veel. Kontrollis väga. Jooksud visuaalselt. Lihtsalt loksutad ratta küljes. Võtad kinni ja tunned siis. Võtad kinni ja tunned. Kui on loks, tuleb reguleerida kodus, samamoodi kui me räägime kodus asjade tegemisest. See sind kohe ei tapa, sa ei hukku selle pärast, midagi küljest ära ei kuku. Sa tead, et sa pead minema seda reguleerima. Siit see sama. Siin on laagrid, need peavad olema täpselt reguleeritud. Võtad esipiduri kinni ja liigutad edasi-tagasi, paned käe siia, tunned loksu. Et ikkagi käega pead tunnetama. Ja, sa võtad mitte pedaalist, aga võtad vändast kinni. Liigutad korra vasakule varemale. Ei loksu, kõik korras. Need asjad, mis käivad ringi ja liiguvad, et need tasub üle vaadata. Absoluutselt. Kui sul see ratas sügisel sõitis normaalselt, siis päris suur tõenäosus on, et ta sõidab sul ka kevadel edasi. Selge see, mitte tühja kummiga. Kui on loksud sees, need ei tekkinud sul seistes, need olid sul varem. Ketile vist on mõistlik mingi määrdeainet ka peale panna. Kuivatan selle ketti ära. Kett peaks olema kuiv. Mina saan seda surveõhuga teha. Kui seda ei ole, siis tehaks sooja puhuriga või lased päikse käes seista. Tegelikult selle sisemise selle pinna peale võikski keti õli panna. See peaks olema igale tatile lapsepõlvest peale selge. Ainuke asi, mida Erel Jukasega tehti, oli keti õlitamine. Ja täna sa näed, et inimestel on selline kigin ketil taga, et tahaks ise õlitama minna. Õli tulema siit ja juba piisab. Sa ei pea isegi tervet ringi panema. See kõik see süsteem kogu aeg ennast ise määrib ja sa saavutad selle, et mingisugusel hetkel on sul see kett ühtlaselt õline. Aga kui on juba niimoodi kreemias, et ikka tunned, et nüüd ma panin hästi õli, mul on kõik kett õlitatud, siis sa leiad neid pritsmeid ikka omal veitsa pärast selja pealt ka. Kellelgi on kuuskant olemas. Lihtsad asjad. Siit korra proovid, peale ei keera. On kinni. Nii, siit. Kas on kinni? Kas pedaal on kinni? Korra katsub. Ikkagi vajutades siis ta sul lahti. No mingi ürgse jõuga ei pea ühtegi asja siin keerama muidu. Absoluutselt. Ega nagu rohkem ei ole. Vähem. Nüüd saad hakata väntama, käiku vahetama, pidurdama, sa jääd ellu liikluses ja muud asjad on siis, kui nõudmised on suuremad, siis lähed nõuad karmimat hooldust ja kui sellest sulle piisab, siis saad edasi panna. Väga hea, kuule aga äge. Kuule, toimetame edasi ja nüüd saab sõitma minna. Kuule, davai, tšau. Tšau.